Kas sina oled kunagi vaadanud kaarti, üritades leida oma asukohta, kuid suured numbrid ja märgistused, mida sa poleks varem ette kujutada suutnud, ajavad sind segadusse? Ole mureta, sest tegelikult on kaart üks väga tark ese, kui sa oskad seda kasutada ning kaardi lugemise võtteid rakendada. Esiteks, mis asi üldse on kaart? Kaart on maapinna üldistatud kujutis, mida on mõõtkavaliselt vähendatud ning millele on peale kantud leppemärgid. Võib tekkida küsimus, mis asi on üldse mõõtkava? Mõõtkava näitab kaardi puhul, mitu korda väiksemad on sinna märgistatud objektid võrreldes reaalsusega. Näiteks see on Ford Focus. Kui ma tahaks selle A4 pildile mahutada, peaksin ma selle suurust vähendama ehk teisisõnu määran ma selle mõõtkava. Leppemärgid on aga märkidest, tähtedest või kujunditest koosnev süsteem, mille eesmärgiks on kõigile kasutajatele luua sama arusaam. Tulles tagasi meie Ford Focuse juurde, on tema jõudnud sellise märgi taha. Me kõik teame, et selle juures tuleks peatuda, ehk piltlikult saab liiklusmärkide põhimõtte kanda üle kaartidele. Kuna leppemärkide tutvustamine ei ole selle õppefilmi eesmärk ning neid on nii palju, jätan ma praegu nendest rääkimise vahele ja lisan ekraanile pildi levinumatest leppemärkidest. Nüüd on aeg rääkida kaardist. Kaart koosneb koordinaatteljastikust, täpsemalt laius- ja pikkuskraadidest, mis aitavad meil kaardil leida vajaliku ruudu. Vaatame näiteks seda kaarti. Siin on näha laiuskraade ja pikkuskraade. Samuti leppemärke, mõõtkava ja muud huvitavat. Näiteks on siin pruunid jooned, mille keskel on number. Neid nimetatakse samakõrgusjoonteks ehk horisontaalideks ning nende abil saab edasi anda sama absoluutse kõrgusega punkte. Mõõtkava peal näeme erinevaid numbreid. Tihtipeale on kaardile märgitud näiteks 1 50 000 või suuremate kaartide puhul isegi 1 10 miljonile. Nagu juba mainisin, näitab mõõtkava seda, kui palju midagi vähendatud on. Seega, kui võtta mõõtkava 1 50 000 vastab 1 sentimeetrile kaardil reaalsuses 50 000 sentimeetrit ehk 500 meetrit. Lisaks antud kujule on veel olemas võrdlusmõõtkava, kus on näidatud kaardil 1 sentimeetrile vastav kaugus reaalsuses. Näiteks 1 sentimeetrile vastab 5 kilomeetrit ja joonmõõtkava, millel on tähistatud mõõteriba jaotised tavaliselt 1 sentimeetri kaupa ja neile tegelikkuses vastab vahemaa. Mõõtkavade alusel on võimalik kaarte jagada suure ja väikese mõõtkavalisteks. Suure mõõtkavalised kaardid, kus 1 sentimeetrile vastab 1 kilomeeter või veelgi väiksem vahemaa, sinna hulka kuuluvad muu hulgas ka näiteks majaplaanid ja asulakaardid. Väikese mõõtkavalisel kaardil vastab 1 sentimeetrile 10 või enam kilomeetrit. Sellised on üldjuhul kaardid, mis kujutavad näiteks riike, maailmajagusid või koguni tervet maailma. Tulles tagasi laius- ja pikkuskraadide juurde, siis neist moodustub teljastik. Nende numbrite korrektseks kasutamiseks tuleb õppida koordinaate lugema. Mis on aga koordinaadid? Koordinaadid on arvud, mis määravad punkti asukoha kaardil nullmeridiaani ja ekvaatori suhtes. Koordinaatide määramiseks on kaardile kantud paralleelid ja meridiaanid, mis moodustavad kaardivõrgu. Ekvaator on mõtteline joon maakera ümber, mille geograafiline laius on 0 kraadi. Ekvaatori suhtes on võimalik määrata nurgakraadides maa eri paikade geograafilist laiust põhja või lõuna suunas, mida tähistatakse vastavalt põhja ja lõunalaiuste ehk N-i või S-iga. Selle lihtsustamiseks on kantud kaartidele paralleelid ehk laiusjooned, mis jäävad vahemikku 0 kraadi ekvaatoril kuni 90 kraadi poolustel. Näiteks on Tallinna geograafiline laius orienteeruvalt 59 kraadi N-i, aga Rio de Janeirol hoopiski 23 kraadi S-i. Sarnaselt nurkade määramisele matemaatikas on ka 2 laiuskraadi vahel paiknevat asukohta võimalik täpsustada minutite ja sekundite abil. Pöördudes tagasi Tallinna juurde, näeme, et täpsemalt on linna laiuskraadideks 59 kraadi, 26 minutit ja 13 sekundit N-i. Nullmeridian ehk Greenwichi meridian on aga mõtteline joon, mis ümbritseb maailma ekvaatoriga ristudes ning mille geograafiline pikkus on 0 kraadi. Nullmeridiani suhtes saab määrata geograafilist pikkust ida ja lääne suunal, vastavalt E ja 2V, ning seda taaskord nurgakraadides. Seda lihtsustavad kaardile kantud pikkusjooned ehk meridiaanid, mis jäävad mõlemas suunas vahemikku 0 kuni 180 kraadi. Asudes nullmeridianist ida pool,
on Tallinna geograafiliseks pikkuseks 24 kraadi ja 45 minutit E-d. Rio de Janeirol seevastu 43 kraadi ja 12 minutit 2 veed. Ühe kindla paiga asukoha iseloomustamiseks kombineeritakse omavahel pikkus ja laiuskraadid ning esitatakse need sellisel kujul. Näiteks on Tallinna täielikeks koordinaatideks 59 kraadi ja 26 minutit N-i ja 24 kraadi 45 minutit E-d. Säärane koordinaatide määratlus on enim levinud ja neid nimetatakse geodeetilisteks koordinaatideks. Lisaks on olemas veel näiteks polaarkoordinaadid. Polaarkoordinaadid toimivad üldjoones nagu geodeetilised koordinaadid, et nende alguspunktiks ei ole mitte ekvaatori ja nullmeridiani ristumispaik, vaid mõni muu määratletud paik kaardil. See tähendab, et soovitud polaarkoordinaatide leidmiseks tuleb määrata asukoha kaugus määratletud polaarkoordinaatide alguspunktist. Selleks on võimalik kasutada vastavate punktide geodeetilisi koordinaate. Kompass võib esialgu paista nagu mingi suvaliste numbritega ketas, mille sees pöörleb magnetiline nõel. Tegelikkuses on tegemist väga kasuliku töövahendiga, mis juhatab alati kätte õige tee, kui seda kasutada osatakse. Kompassil on mitmeid kasulikke osi, millest igaühel on oma otstarve. Magnetnõel. Kompassi magnetnõela punane või oranž ots osutab alati magnetilise põhjapooluse suunas ja valge või must ots lõuna suunas, kusjuures magnetiline põhjapoolus ei lange täielikult kokku geograafilise põhjapoolusega. Nõelakarp. Nõelakarpi on võimalik keerata, mis läbi saab seda kasutada asimuudi määramisel ja õige suuna leidmisel. Marker ehk nõelavärav. Marker aitab peale õige suuna määramist seda hoida, kuna magnetnõel peab alati püsima markeri punaste joonte vahel. Abijooned. Abijooned võimaldavad kompassi ja kaardi põhjasuunda täpselt fikseerida. Asimuudskaala. Asimuudskaalal on näha ilmakaari. N ehk põhi, E ehk ida, S ehk lõuna ja 2V ehk lääs ja suunda kraadides. Joonlaud. Joonlaua abil saab kaardil mõõta punktide vahelist kaugust. Suunanool. Suunanoole paikapanemise järel on seda järgides võimalik liikuda õiges suunas. Avaused. Avaused on enamasti kas ringi või kolmnurga kujuga. Nende abil on soovi ja vajaduse korral võimalik ise rada kaardile märkida. Luup. Luup on suurendusklaas, mis aitab kaardi pisidetaile täpsemalt uurida. Kinnitusnöör. Kinnitusnööri abil on võimalik kompass turvaliselt kas kätte või kaela ümber kinnitada. Kompassi kasutades tuleb seda alati käes hoida horisontaalselt, nõelakarbi osa ranne poole. Kui kompassi kallutada, võib see osutuda vale suuna poole. Samuti tuleks kätelt eemaldada metallsõrmused, käevõrud ja muu säärane, kuna ka need võivad kompassinõela suunda mõjutada. Lisaks tuleb alati ära liikuda ka kõrge pingeliinide alt, mis oma elektrivoolu tõttu kompassi tööd häirivad.